6. käik. Tervist, kallid rallisõbrad, 12. mai ja emadepäev. Ilusat emadepäeva kõikidele emadele, vanaemadele, tulevastele emadele. Liitun sinu soovidega. Enda emale, vanaemale, teeme selle saate ära. Mul õunakook kodus oodab. Sellepärast sul nii kiire oli. Jah. Aga kuule, hästi läks meil selle Eurovisiooniga. Jah, vist küll või? Ma ei tea. 20. koht nagu Eesti lassusud. Reikop ütles vist, et vahet ei ole, kas see teine või 26 või 22 või mis iganes see koht lõpuks oli, et kaotad siis vahet ei ole, kus sa oled. No, kas on teine või 20? No, minu seda ikka vahe on, aga noh. Minu meelest ka. Et võiks ikka saata lugusid, mis nagu mis toodavad või? Peale ka lähevad, jah. Aga kui sa mõtled, et kes seal viimasel ajal üldse nagu on olnud? Esimesena viskab Ott Lepland ette, kes vist oli mingi 6 äkki või? Aga pärast seda vist ei olegi olnud või? No isegi If ja Maarja teib minu arust 5. koha. Jah. Seal top 5 Ines oli ka vist kunagi seal top 5 äkki. Mul meeldis kõige rohkem see auts, et Eesti loole oleks ka tahtnud supakaid. Midagi siin aru. Kusjuures mul oli sama, ma äkki esimese poolfinaali ajal ma lõpuks võtsin sõnad lahti netist, et aru saada, mis seal toimub üldse, midagi aru ei saa. Aga ei, ma vaatasin vaprut lõpuni, ma ei tea, kuidas sa. Ei, tegelikult kusjuures vaatasin. Vahepeal oli küll paus, kuna ma olin sünnipäeval, aga lõpus ikkagi juhtus nii, et jõudsin ära vaadata, jah. Jaa. Aga õnnitlused ka Šveitsile, aga nüüd räägiks rallist ja õnnitleks Sébastien Ogier karjääri 60. rallivõidu ja Portugali ralli 6. võidu puhul Toyota purustas samuti rekordi 7. Portugali võit. Muidu jagati esikohta sihukese tootjaga nagu Lancia. Jaa, mega nädalavahetus ja Ogier tuli ja tegi oma ära. Jätkuvalt on mees tasemel ja jätkuvalt võib-olla sellepärast, et mida me Sébastien Ogieri sõidust oleme nüüd viimaste rallidega võib-olla saanud näha, on see, et ikkagi natuke hakkab mees vanaks jääma. Et kohe esimesest katsest ei ole võib-olla kõige teravam enam, ja ta on ka ise seda kurtnud, et võtab natukene aega, et hoog üles saada. Aga nagu me teame, kaval rebane ta on ja tuleb ja võtab ikkagi oma ära ühel hetkel. No lõpuks on esikoht käes, punkte, nüüd peaks hakkama nagu kokku lugema, et kes sai sellest nädalavahetus kõige rohkem punkte. Kas see võib olla Ott ikkagi? Veel ei ole... No provisional standings on väljas, seal jääb siis Otile, on sul kalkulaator? Jaa. 15 + 7 + 4. 15 + 7 + 4 teeb 26. 18 + 5 + 2. 25. Näed, Ott sai 1 punkti rohkem. 26 punkti. Teeme Nevilli ka ära. Jaa. 13 + 6 + 5. See teeb kokku 24. Aha, 26, 25, 24. Päris mega ju, tegelikult on mega. Aga 1 punkti võrra sai siis Ott lähemale Nevillile. Asi seegi. Absoluutselt. Ma arvan, et Portugali ralli oli järjekordne näide sellest uuest punktisüsteemist, et see töötab. See oli äärmiselt põnev ralli kogu nädalavahetuse ja lõpuni välja, kuidas veel Power Stage'il jagati pühapäeva punkte, no see oli mega põnev jälgimine kogu aeg. Nii et suur fänn igal juhul selle uue punktisüsteemil ma olen ja isegi tegelikult praegu ei kujutaks ette, et me läheks vana peale tagasi. Poodiumil olid kõik õnnelikud. Üks võitis ralli, üks võitis pühapäeva arvestuse ja üks punktiga. Just. Ma korraks viskan ühe mõtte lihtsalt üles, mida ma sõitsin siia ja korraks käis peast läbi. F1-st tuli vist uudis, et tahetakse teha 12 nii-öelda mees saab punkte. Ja autos on stardirivis 20 pluss, on ju, umbes. Et 20 ongi praegu. Või 20 ongi täpselt. Mis siis, WRC kontekstis võib-olla tundub, et need punktid on kuidagi, ei ole nagu piisava väärtusega kohati, sest kui 10 mees saavad punkte ja meil on 8-9 ralli 1 autot, siis kuidagi tundub asi nagu imelik. Mis oleks, kui top 6 saavad ainult punktid? Jaa. Asi, mida jälle mõelda ja kalkuleerida. Kas see teeks WRC sarjas punktid kuidagi atraktiivsemaks? Ka selle 1 punkti, sest praegu, kui sa jälgid F1, siis see, et sa jõuad punkti kohale, juba mehed nutavad ja on õnnelikud, et sa saad selle 1 punkti kirja. Indikaaris on kõik õnnelikud. Jah.
seal ju Vips isegi võis mitu ringi boksis olla ja ikka sai punne, mis aitasid tiimile päris mingi $1,000,000 vist tõi see, jah. Et selles mõttes nagu, kui me juba see hooaeg ja eelmine hooaeg oleme igasuguste asjade üle arutanud, siis miks mitte ka korraks mõelda sellist lahendust, et kui paljud võiksid ja peaksid punkte saama. Jaa, aga ärme praegu see hooaeg veel säti, et me alles harjume lähme liigume vaikselt, väikeste sammudega. Aga proovime, kas Peep on ka kontaktivõimeline ja siis oleme stuudios tagasi. Ei, Peepu me esimesel katsel kätte ei saanud, aga vaatame, äkki helistab stuudiosse sisse. Vaatame, pull. Aga ma tegin märkmeid. Vaatasin hommikust saati, eilne õhtu läks pikaks, aga üles ma sain. Ja algas ju päev totaalses udus. Siiludus. Ja mis mulle esimesena silma jäi, ma ei tea, mitu starti härra Sordo on elus teinud. Väga palju, ma arvan. Ja ma ei usu, et ta ei ole kunagi udus sõitnud. Kui keegi on udus sõitnud, siis see on ilmselt Tanis Orda. Ja ka seda hämmastavam on 40 sekki kaotus päeva esimesel katsel Ožeele. Ja käte laiutamine, et ma ei tea, olud olid sellised. Ja vaata, üks asi on see, et kindlasti nagu mingi kiirusega on nagu mul mugav sõita, aga siin ikkagi võib-olla mängib rolli see, et ta ei ole ikkagi autos päris kaua aega olnud ja nii kui nagu midagi ideaalist mööda läheb, kas siis olud või mida iganes, siis või ilm, et siis enam seda nagu vana rasva pealt enam ei pane, et ega seal ka mehel vanust on, ega Rovanpera võib-olla võiks olla see, kes paneb silmad kinni kas või ja tõmbab ära, vahet ei ole, mis olud seal on. Aga eks see autos istumisaeg on kõige määravam asi, nagu just mainisin Možeeri, siis sama teema. Helistataksegi stuudiosse. Tere Peep, ole otse-eetris, kas saad rääkida? Ja, ma saan rääkida, võid lülitada sisse. On juba sees. No, vanameister on vanameister, Ott Tänak kaotas talle sel nädalavahetusel 1 punktiga, ja sai 1 punkti võrra siis Neuvillile lähemale. Kuidas sa selle lõpplahenduse kokku võtad? No lõpplahendus ongi nii, nagu sa ütlesid, et vanameister on vanameister, nii nagu ma eile päeva kommentaaris kirjutasin, lihtsalt ühe mehe tase on nii kõva, et lihtsalt tuleb ja teeb. Et see on nagu paratamatu küll, aga ma ütlen ikkagi, et Otti vaatest üli positiivne ralli ja edaspidi, kui vaadata ka, siis see, mis siit kruusa pealt nüüd nagu see aimdus saadi ja mida enne Sardiiniat saab võib-olla siin autot sättida ja teha, et see nagu tuleviku mõttes annab väga, väga suured lootused igal. Et selles suhtes ma arvan, et midagi nuriseda või kurta, et see ralli võitu nüüd tulnud küll ei ole vaja, et Neuvillist eespool ja just see, et see kindlus, et ta suudab selle autoga kruusa peal kiiresti sõita, et see oli, ma arvan, kõige tähtsam enda jaoks. Ja tänane päev näitas, et kui on vaja minna 7 punkti võtma, siis saab ka rünnata. Ei saab ka rünnata, ta tegelikult oli ju väga kiire ja mingit küsimust polnud, et ta küll igas intervjuus muudki rõhutas, eks ole, et ei ole veel nii hea ja nii mugav ja ei saa võib-olla maksimumi võtta, aga mõtleme nüüd selle peale, et kui ta lõpuks saab maksimumi võtta ja on mugav sõita, et mis siis saama hakkab, et selles suhtes, ma ütlen veel kord, et minu arust väga, väga positiivne ralli. No aga au tuleb ikkagi Neuvillile ka anda, kes ikkagi liigub vaikselt sinna tiitli poole esimesena startida reedel ja võtta siit sellised punktid, et midagi hullu tema vaatest ikkagi ei juhtunud. No ütleme, selle ralli põhjal võib öelda küll, et Neuvill on lõpuks võib-olla selle tiitli võitmiseks küpseks saanud, et kui vaadata nüüd 5 rallit, mis on see aeg sõidetud väga erinevates tingimustes ja nüüd sellisel raskel rallil ees startida, võib-olla need olud natuke seekord aitasid kaasa ikkagi tal ees sõitis ka, et oli see tee natuke niiskem ja ei olnud nii palju seda tee puhastamist ja libedust, aga ikkagi esimesena sõites selline tulemus väga, väga kõva ja nüüd tal on ikkagi turvaline vahe järgnevate Evans ka ei saanud suurt midagi ja tema liigub küll väga heas kursis, aga nüüd järgmised kruusarallid näitavad ja kui hästi kiireks lähevad rallid tulevad Lätis ja Poola ja asjad, et need peavad näitama, kuidas ta seal selle auto
kuidas teie programm täna välja nägi? No olime seal lõpus katsel ja nüüd hakkasime liikuma sinna tsooni, kus saame rääkida sõitjatega, et tahtsin ka siin ise ühe loo jaoks seda legendaarse koha melu natuke kogeda ja tunda just siis, kui tulevad selle punkti katset. Üks asi on see võimalus, et sa võtad ja vaatad seda esimest läbimist, aga see pole päris see, kui on ralli finiš, et ja see on väga võimas vaatepilt, mis sealt avaneb, ja see rahva kaasa elamine ja see möll, mis seal käib, see on igal juhul kogemist väärt, et sealt saab veel ühe väikse reportaaži kirjutada. Kuule, hetkeseisuga paistab, et Georg Linnamäe on võitnud viimase katse WRC2 arvestuses. Ma Georgi ära oodata ei jõudnud, muidu ma ei jõuaks rääkimisalas, et ma rääkimisalas ta kindlasti ootan ära ja räägin, et ja ma siis sõidu ajal ei jõud vaadata ka. No kui ta võitis ära WRC2 arvestusele, siis seda kõvem, et tegelikult tal ju see hoog hakkas ju tõusma eile ta sõitis kohati päris kiiresti juba, et selles suhtes nii nagu ta ralli ajal rääkis, et tegelikult ta tunneb selle autoga ennast üha paremini ja kui ta saab nüüd kusa peal üks kogemust ja nii-öelda testimist ka, mida see võistluse käigus peab tegema, et ta saab seda autot testida ja sättida, siis seal peab üks aina paremaks minna. Kuule, aga see on selle võrra huvitavam, et seal on ju Irves ka stardis, et seal on 2 Eesti meest WRC2, nii et seda põnevam on seda WRC2 käib. Kuule, see teie kauaadatud meluvideo läks hommikul üles ja väga kihvt, et ikka metsik lääs. No ikka täielik metsik lääs, et täitsa uskumatu, mismoodi need vennad seal taamkannidena seal toimetavad ja teevad. Aga mis ma ütlen, mis mind ennast kõige rohkem hämmas, hinnad ikkagi, mis sealt videos ka välja tuli, et Eestis ei ole vist ühtegi kohta, kus selliste hindadega saaksid võistluspaigal süüa ja juua, et see on täitsa uskumatu. Aga kas siuksed hinnad vaatavad restoranist ka vastu või? Restoranis, ütleme, hinnad on mõnes kohas on odavamad kui Eestis, mõnes kohas natuke kallimad, aga laias laastus on sama, mis meil. Võib-olla pigem natuke odavam ikkagi kokkuvõttes. Kui minna õhtul välja sööma, siis ja sa vist hangusid korraks ära, oled tagasi? Ei, tundub, et sul väiksed leviprobleemid. Kuule, kui sa meid kuuled, siis kui sa meid kuuled, siis sa vist sattusid kuskil leviauku, aga jõudu sulle intervjuudes. Nii, Peep kadus. Okei, ega seal mägedes lihtne ei ole? Ja mägedes pole lihtne, aga nagu sa mainisid, Georg Linnamäe, võtame korraks enne kui WRC ringi kokku võtame, siis Georg Linnamäe poolt tegelikult see viimane katse oli, ma arvan, selline hea nii-öelda, ma arvan, eksam ka ta enda jaoks ikkagi, kuidas öelda, et ära enda jaoks tõestada endale võib-olla, et see kiirus on olemas, kui kõik klapib, et ma arvan, et ta seal ikkagi nagu proovis ja tuli välja ja selles mõttes ka Georgi see tulemus praegu annab hea ikkagi sellise enesekindluse tulevateks kruusarallideks. Ma arvan, et ülejäänud nädal oli selline et see enesekindlus kindlasti sealt kuigi palju võis kaduma minna. Et ma arvan, et mina olen ka seda meelt, et kui tunne on hea, siis ralli tuleb lõpetada vähemalt ühe hea katse sellise tulemusega, et saada mingi enesekindlus enda jaoks tagasi. Nii et selles vaates ülipositiivne ja ma kahtlustan, et ta täna ka võib-olla natuke refi strateegiat tegi ja hoidis, et Power Stage'il kasutada väikest eelist. Täitsa võimalik. Ei, tubli oli, Georg, et kui seda refi purunemist esimesel päeval poleks olnud, mine tea. Kokku vist läks 3 refi, kui ma ei eksi või? Päris karm. Väga karm. Aga ma tahtsin veel selle Peebu video kohta öelda, sa vaatasid selle? Ma ei ole näinud. Ta seal liigub siis seal mägedes, kus need autod seal on ja karavanid ja pidu käib ühesõnaga. Ja selline putka või kiosk, kus siis müüakse liha ja õlut ja värki, praad 3,50 eurodes. Ja õlu 1,50. Mega ju. Kohvi 1. Selline tunne, et Eestis tunduks, et müüakse alla oma hinna. Jah. Seal on põhimõte, et endal oleks mõnus ja sõpradel oleks mõnus ja kõik saaks nagu lahedalt aega veeta ja meil on kuidagi
kaubitsejatel on nagu, et nagu võimalikult nöörida, noh, me teame, et sa tulid siia ja noh, kõhtu ei saa tühjaks jätta ja me paneme ka võimsa hinna, et küll sa selle vorsti mul 10 ära ostad. No. Kui ma ei eksi, siis Otepääl näiteks selline üks teada-tuntud söögikoht vahetab ka menüüd välja. Ei, see oli vanasti. Enam ei ole või? Enam ei ole. See, kes sinna uuesti on, ma käisin seal, ma kaitsen neid, et nemad kindlasti seda ei tee. Okei. Sest see oli ju kunagi ikkagi suur probleem tegelikult, et tuuaksegi menüü, kus on 2-kordsed hinnad põhimõtteliselt ja söögena, et noh, eks see selles mõttes nagu Eestis üldse kultuuriürituste jaoks ongi suht keeruline, et vahet jälle, kuhu sa lähed, ma ei tea, lähed perega, paned kohe 1000 eurot hakkama, et ei saa lihtsalt vähemaga ja selles mõttes võib-olla tundubki kohati, et Portugali rallit vaatab minna on sama kallis kui Eestis rallit. Aga vaata, mis tulema on. 100 000 inimest umbes nagu raääres. Et tegelikult ju siin võiks nagu selles mõttes lihtne majandusteooria ütleb seda, et kui on mõistlik hinnastamine, siis on ka ilmselt kliente rohkem, et siis tulebki nagu läbi mõelda, mida sa üritad püüda. Et ma arvan sama, et kui on proovida, et kui need kaupmehed suudaksid ka pakkuda nii-öelda kõigile kättesaadavat hinnaga tooteid, siis see maht võib olla ikkagi kordades suurem kohe. Jaa, aga tulles veel hommikusse, siis ma ei tea, mis Otil selle Julian Porteriga on, et kuidagi ei klapi, ei ole nagu sama veregrupp. Hommikune katse, kuidas seal tulemused olid, Ott kaotas Ogier'le 6,2 sekundit ja juba oli näha ka, et splittide põhjal Ogier tuleb natuke kiiremini ja siis ütleski Otile ka, et kuule, vaata, prantslane on sinust kiirem, et mis sa ette kavatsed võtta. No siis oli siuke, kui pilgud võiksid tappa, ütleme nii, ja ütles, et eks näis ja pani minema. Ei tea, jah. Tegelikult, kihvt küsimus, mis teed, Ja, selles mõttes ju see ju tegelikult, mis ega katselõpu ju intervjueerija ülesanne on teha ju seda telepilti põnevamaks ja küsidagi võib-olla intrigeerivamaid küsimusi, aga ma ei tea, võib-olla Ott oli väga keskendunud omas mingis tsoonis. Võib-olla tõesti. Aga algas siis Ogier peoga see hommik, aga päeva lõikas ikkagi Ott parem. Ja tegelikult teisel katsel juba Oti katsevõit, kolmandal samuti Oti ja siin enne punktikast näidati, et Otil 5 katsevõitu kogu ralli peale ja mis seal Ogier'l oli 7, et 5 on, tundus päris üllatav isegi. Ja päeva kokkuvõttes Ott kõige kiirem, Neville 2,4 sekundit selja taga ja Ogier 3. kaotus siis Otile 4 ja Neville'il 1,6, mis näitab selgelt ära, et see pühapäev on raju andmine. Et kui varem oli lihtsalt see power stage ikkagi, siis praegu me näeme väga-väga väikeseid vahesi. Aga mul jäi küsimuseks, miks Kalle Roompere ei tahtnud päevapunkte? Ei tea, jah. Hakkas hommikus saati nagu rehvi säästma. Ja kus see rehvi säästmine siin lõpuks tõi, punktikatse 3. Ja minut 16 kaotas Otile päeva kokkuvõttes, et ju ei olnud enam motivatsiooni, eks ta tuli maksimumi võtma. Ja... Katse lõpus ütles, et ma nüüd ootan selle suvepuhkus, mis nüüd tuleb. Et, ise on puhkusel olnud juba siin pool aastat. Et mis nii viga käia ja paarutada. Ja. Midagi veel, täna oli ikkagi üks off oli ka, Munster. Jah, see oli selline veider, kas öelda, et see oli off või mitte, selline tobe olukord, et lihtsalt ei põhja peal kinni. Et väga sarnane olukord tegelikult, mis oli Evansil ja Rovanperal äkki või? Olid, Katsuta ja Evans, kes tegid spinni eile. Et väga sarnaselt tõmbas esiratta kergelt sisse, viskas spinni, iseenesest nagu väga, väga süütu ja lihtne olukord, aga põhja peale kinni ja kõik. Ühtegi pealtvaatajaid ka ei olnud ja kuskil kilomeeter edasi võib-olla oleks leidnud mõne. Jah, võtame selle Munsteri ralli üldse kokku, tegelikult oli see selline veider, et nagu tundus, et alguses ta ei saanud üldse minema, siis järsku hakkas nagu minema, tundus, et see kaotus seal on sekund kilomeetril isegi alla, mis on juba täitsa fine minu meelest Munsteri kohta, kui teised ikka panid seal ju korralikult makaronid ninast väljas seal niimoodi punnisid, et tulla selles satsis niimoodi sekund. Kas ta midagi veel juhtus enne seda või? Ta oli 12. kohal alles. Enne oma seda äpardust. Jaa, ta eile ju seisis, ta remontis, aga pott oli vahepeal katse peal üleval. Et
aga siis ka nagu tagasi enam ei tulnud, et vahepeal tegi mõned head katseajad või head, okeid tema kohta, on ju. Aga sinna see kõik tegelikult jäi, et ausalt öeldes pettumus, kui Munsteri kohta oleme varasemalt öelnud mingitel rallidel, et täitsa okei on selle kogemuse pealt, mis tal on, siis praegu Portugal oli küll tegelikult selline pigem ikkagi pettumus. Ta sõidab ikka selle Serteridise autoga või? Need peaksid erinevad autod ikkagi olema. Et tal on ikkagi M-spordi auto. Aga Serteridis kööb appi või? Ja Serteridis maksab selle lõbu seal kinni ikkagi. No tähtis on mehel kõik rallid ikkagi nagu läbi sõita ja vaadata, mis siis järgmine aasta. No jaa, ma saingi aru tegelikult, et üldse nagu mingit pressure'it peale ei panda ja lihtsalt sõidaks läbi. Mis on okei, ma arvan, kui võtta hooaja plaan, aga siis see plaan peab olema pikem, mitte üks hooaega, et siis peab olema see plaan ikkagi, et 2.-3. aasta ka otsa ja siis 3. aasta lõpuks peaks olema ikkagi juba tempo üleval. Ja samal katsel juhtus ka Elvin Evansil väike mootoririke. Jäi seisma ja edasi pani elektriga, ülesõidul õnneks sai korda. Probleem oli selles, et sai kivi radikasse ja mahlad jooksid välja. Ehk siis auto kuumenes üle, sõideti nii kaua, kui veel kellad lubasid põhimõtteliselt ja ühel hetkel enam ei lubanud ja siis jätkas elektriga. Õnneks ülesõidu oli, selles mõttes see kitt on ikkagi kõigil kaasas, see radika remontimiskitt, et nii palju sai korda, kuigi tundus, et see leke ikkagi nagu täielikult ei olnud peatatud, et ta pidi kogu aeg sealt katse lõpus topist kähku ära minema ja jälle vett sisse kallama. Päästis oma 6 punkti eilse 6. koha ees siis. Jaa, selles mõttes vedas ja tegelikult üldse nagu seda WRC sarja pilti üldisemalt vaadates see oli nagu tegelikult päris oluline, et Neville liiga kaugele ei läheks. Noh, meie mees hoolitseb selle eest, ma loodan. loodame. Et tegelikult on ju põnev on jätkuvalt ja me peame seda meeles hoidma, et Neville pole ühtegi viga veel teinud see hooaeg, see tähendab nagu nii-öelda katkestamist selle hooaja jooksul. Ma olen veendunud, nagu ma olin ka eelmine aasta Roompere puhul veendunud, et üks katkestamine tuleb igal juhul, igal mehel kuskil sisse ja ühel hetkel see tuleb, nii et praegu on ta täpselt sellises vahes punktidega, kus ta võib selle endale lubada, aga siis on ka nagu juba punktid nullis. Neville'in siis 110, Elvinil 86, võid oma kalkulaatori jälle välja võtta, ja Ott 79 ja meil on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rallit minna. Möödas on 5 rallit ainult. Jaa. Oti ja 110 miinus 79. See on siis 31 punkti. Ongi üks ralli, on ju. Et tegelikult Neville'i üks eksimus ja esikolmik on kõik koos. Ja ei ole ka 4. koht kaugel. Selles mõttes on nagu tegelikult ülipõnev seis. Formoo 71, jah. Jah, ülipõnev seis. Vaata, sa eile rääkisid, mis küla pealt kuuldu. Ja ma ütlesin, et mul käisid ka eile külalised ja tegelikult ju see narratiiv on ka kuskil küla peal laiali, et aga kuidas Formoo selle autoga hakkama saab? Ja on küll, jah. On. Päris teema oli see ka eile, kui sai räägitud natukene rallist, et mis siis toimub, on ju. No ega ei teagi, mis toimub, et kuidas ta nii hästi hakkama saab selle Fordiga, kui palju teda nii-öelda arendatud vahepeal on, kui palju seal mingid muudatusi hooaja vahel sisse tehti, ega see info meil puudub. Tahaks arvata, et midagi ikkagi tehti. Et eriti võib-olla seda auto vastupidavust arvestades just. Nüüd, kas Oti ja Formoo sõidustiilid võivad olla erinevad, et üks on võib-olla lõhkuvam rohkem, on ju. Et eks selle üle me võime ainult iga üks arutleda, miks see nii on täna. Ja siis Udu kadus ära, tuli punkti katse ja Fafe teine läbimine. Ma sain tegelikult vingema emotsiooni nendelt WRC2 meestelt, kes seal, Jan Soland sai oma esimese võidu kätte, olgugi, et üks mees oli tas kiirem Bulgaaria rahvuslipuga, aga bulgaarlane seekord punktidele ei sõitnud. Jan Soland, sa oled sõitnud sellise vennaga või? Jaa, tean teda väga hästi ja soovisin õnne ka talle juba juunior WRC-d sõitsime koos. Tema ka tegi oma esimest MM-debüüdi hooaega, siis koos tegime. Päris kiire vend oli ta juba sel ajal. Ta oli küll vähese kogemusega, aga Rootsis tema oli vist 3., mina 2, et ta suutis päris head tempot näidata Soomes samamoodi. Ta tegelikult on nagu päris äge sõidumees ja ta on nüüd viimased, ma arvan, paar aastat sõitnud Hispaania kohalikke
erinevate autodega ja selleks hooajaks siis Toyotaga täispakett WRC2-s. Mul on väga hea meel, sest ta oli väga keerulises olukorras ka oma eelarvega eelmine aasta veel, nii et ülilahe, et ta tuli ja ära deliveris selle, tegi ära oma töö, et tal on keeruline aeg olnud, aga see on ikka täiesti rallipere ju, tal vanem vend samamoodi võitnud junior WRC sarja ja Hyundai WRC autoga Hispaaniaski sõitnud. Ja siis siuke mees nagu Josh McEarlen, kust see vend välja hüppas? Võt selle mehe kohta ma pean ütlema, ma ei tea, kes ta väga ongi. Et ta siin on sõitnud, küll olen seda nime tähele pannud, aga kes ta on, ma pole ausalt süvenenud isegi. Ma sain aru, et tal on Greg Preeni endine kaardilugeja. James Fulton. Just seda ma panin tähele ka. Aga vaadates, kus McEarlen siis, kus ta siis välja hüppas, on sõitnud veel ühte Portugali etappi. Oota, kas tema ei olnud ka üks neist, kes neid sama katseid juba ühel rallil läbisid sel aastal? Sa mõtled Terrast? Jaa, see on see sama just. Et seda katset on ta sõitnud see aasta juba. Näiteks Power Stage ja mingid katsed on seal ilmselt veel kattuvad. Ma praegu täpselt peast ei tea, mis katsed seal kattuvad. Eelmise aasta lõpetas mees sellise ralliga nagu Ida-Aafrika Safari Classic Rally Porsche 911. Kuidas sa ütled siis? 911. 911-ga või? 911-ga, jah. Ja Kesk-Euroopas oli ka stardis mõlemad rallid siis superralliga. Ungari ERC-l lõhkus auto ära, Barummil sai 14. koha ehk siis Tšehhis. Soomes käis ka, aga 14 rallit sõitis eelmine aasta. Ehk siis korralik programm, üle-eelmine samamoodi väga korralik programm. Nüüd ta siin ikkagi on MM-rallidel stabiilselt isegi kohal olnud. Eestis on käinud. Jaa. 2022. Et aga kui me vaatame eelmist hooaega, siis tal on siin võib-olla kõige säravamaid tulemusi ei ole. Rally Estonia 8, Sardiinia 10 ja Portugal 7 eelmine aasta, Monte 22, nii et selles mõttes võib öelda, et ta ikkagi tuli ja tegi oma karjääri parima ralli, ma arvan. Kindlasti. See viis mu mõtted sinna, et kui palju selliseid mehi mingites X-sarjades võib veel sõita, kes on tegelikult WRC2 poodiumi mehed? Ma arvan, et väga palju, sest tegelikult olgem ausad, sellise kohaliku sarja mehe jaoks WRC sari on ikkagi kättesaamatu suures pildis, et parim väljavaade võib olla junior WRC, mis on rahaliselt kättesaadav, aga sealt edasi juba Rally 2-ga, et kui sa juba kodus sõidad Rally 2-ga, siis võiks ka selle sama masinaklassiga jätkata WRC sarjas, siis see on ikka, see on kättesaamatu, me näeme siin Eesti sõitjate pealt. Ma arvan, neid mehi on palju, väga palju. Et spordiala eripära, et kui kuskil mingi ketteheite 80 meetrit heidaks 10 sellest kuuleks, aga kui sa kuskil mingil Iirimaa rallil oled kõva, siis meil ei ole mingit võrdusmomenti, sest meie ei sõida Iirimaal. Täpselt, just, ja nii ongi. On üksikud rallid näiteks mingi, peast ütlegi, mis rallis oli, kus näiteks Chris Ingram sõitis ja rajal oli ka Sebastian Loeb. Ja kui Chris Ingram põhimõtteliselt suutis lööbiga võidu sõita võrdselt lõpetada väga väikse vahega, selliseid asju kuuleb, aga see tähendabki, et keegi staar peab olema kohal, et kui noor sõita läheb ja näitab, et ma võin sinuga võidu sõita, et sellisel juhtudel me kuuleme sellest, et tõenäoliselt kui Ott Tänak sõitis siin Saaremaa rallil ja Ken Torn mingitel pooltel katsetel loputas teda seal, siis me kuulsime, ma arvan, iga rallifänn teadis sellest, et Ken Torn siin tõmbas katsetel Otile kotti pähe. Jaa, ma arvan, et neid eestlasi, kes võiksid ka WRC2-s minevikus olla tegusid tehtud ja praegult on ka vähemalt 1 või 2 käe sõrmedel. Ma arvan, 2 käe sõrmedel võib juba kokku lugeda, jah. Tähelepanek veel punktikatsest, Katsuta avaldas siis lõpus, et ta kaotas sel nädalal pereliikme. Et oli siuke kurb sündmus peres. Ma seda ei kuulnud, aga väga kahju kuulda. Jaa. Tõesti, jaa. Ja siis tuli Roompere, ütles, et mul oli nüüd tuleb tore suvepuhkus, aga mis veel jäi kõrva, ma ei taha kritiseerida kedagi, veel vähem enda mehi, aga Neville'il tuli ikka tänusõnu ka tiimi suunas ikkagi, ikka tuli. Ja siis järgmisena tuli finišisse Ott ja sealt ei tulnud. Jah, eks võib-olla
ma isegi ei tea, kui suur täna ja üldse Ott kunagi olnud on selles mõttes, et võib-olla vähe, ma ei teagi, kinnisem mees. aga jaa, igal juhul ju tegelikult Neville'i puhul ideaalne ralli, probleemideta ralli, kõik väga super tehnika poolest, siis Ott ikkagi ju pidi kritiseerima natuke, andis juhised mehaanikutele, mida teha, jäeti tegemata juba mitmes kord. Et ma arvan, seal Ott on kindlasti isiksusena selline teravmeelne ja ma arvan, et ka see tiimijuht on selline teravmeelne, et eks selline, ma ei tea, võiks arvata, et ikka selline väike sõna, ma ei taha öelda nüüd sõnasõda käib, aga selline võib-olla väike ninanips ühele, teine teeb teisele, et võib-olla sellel tasemel ikkagi selliste meestega koos töötades võib-olla kaasneb. Võib-olla küll, jah. Võtame küsimused ette, meil mõned ikkagi on tulnud. Heiki meenutab meil seda Evansi vihiku kaotamise juhtumit ja küsib, et miks üldse terve päev ühes kaustas on, miks ei ole iga kiiruskatse jaoks oma mapp? Siis see läheb päris suureks. Raamatukogu kaasas. Päev on ühes raamatus, jah. Et üldiselt kirjutatakse üks päev. Kolm-neli mappi umbes, jah. Et niimoodi on, sest katseid on ka nii palju, et mahubki üks päev, mahubki ühte raamatusse põhimõtteliselt ja seal liiga palju nagu ruumi pole. Aga järgmine küsimus lihtsalt ma nagu iga katset, jah, see on lihtsalt ebamõistlik, ei tundu mõistlik. Ja. Teine küsimus Heikil puudutab rehve. Kas teoreetiliselt võib võtta kaasa ka rohkem kui 2 varurehvi? Jah, see mõjutab auto kaalu, aga lihtsalt põhimõtteliselt, kas võib ka näiteks 4 varurehvi kaasa haarata, kui autosse mahub? No on tegelikult reeglitega sätestatud, et 2 või? Viimastel andmetel mina ei tea, et oleks see kuidagi sätestatud. Et võid ka 4 panna või? Need ei mahu, oletame, et mahuks, siis ma ei näe nagu põhjust, miks ei tohiks, et minu teada ei ole reeglites välja toodud, et ei tohi olla 3 ratast kaasas näiteks. Mehaaniku ka veel pagassi. Jah. Ja kohe võtta. Paned vilet ja siis mees vahetab ära sul. Kiire värk. Tuuli. Ta on lihtsalt siuke väike tähelepanek, et Johan Rossel meenutab talle ühte venda sarjast Alloo. Mina selle sarja pole näinud, ta nime ei öelnud, keda ta meenutab siis, jah. Nii, siis tundub, et ei ole võimalik, et 2... Arvet saatis ka küsimuse. Kas ma olen õigesti aru saanud, et pärast katse lõppu peab jõudma veel ära sõita ka tehnoparki ja alles siis kinnitatakse aeg? Mis juhtub, kui peale viimast katset ja autasustamist auto laguneb? Siis on asi pahasti. Ralli lõpeb kinnises pargis ja ralli tulemus kinnitatakse ära siis, kui autod on üle vaadatud. Tehakse nii-öelda pistelist, pigem vist ütleks pistelist kontrolli võitjate autod või poodiumimeeste autod, mitte kõikide meeste autosid ei vaadata, aga igal rallil kindlasti on mingid detailid, mida siis jälgitakse. Näiteks võetakse turbotahti, mida iganes vaadatakse, et oleks plommitud. Tahmafilter. Kui see oleks, siis vaadatakse ka seda. Et jaa, tegelikult ongi, kui sa käid poodiumil ära, siis auto tuleb ka kinnisesse parki viia. Kinnine park enamasti on õnneks poodiumil väga lähedal. Et sealt enam probleemi pole, aga praeguses seisus oli ikkagi pärast viimast katset 85 kilomeetrit vaja veel tulla. Aga tee peal võib ka ju juhtuda. Täpselt. Liikluses. Jaa. Ma olen, üks ralli oli, kus meil oli väike vale kütusarvestus ja viimane katse sai sõidetud, Saaremaa ralli võitsime ja tundus, et me ei jõua Kuressaare kesklinna näiteks. Et jah, nii oli. Seal on ka ette nähtud aeg või? Ette nähtud aeg, et jõuda või? Ja ikka õige ajaga pead jõudma ja kui ei tohi ju kasutada ka välist abi. Ja väike švips on ka sees juba. Kui poodiumi mees oled. Ja just. Et selles mõttes nii on, ralli lõpeb kinnises pargis. Et jaa. Lui, lahe nimi. Publikuga katset vaadates tekkis küsimus, ehk siis seda rallikaussi rada ilmselt. Kas ja kui palju sellisel katsel üldse kaardilugejat vaja on? Ikka on, et sa võid loomulikult silma järgi seda sõita. Jälle, ma ei hakka sõita nime ütlema, sest ma võin mööda panna, aga näiteks
kehalat Viru ralli ajal, mina olen küll näinud kellegi on-boardi vist või keegi on öelnud, et nii-öelda sinna eelnes siis korralik metsakatse ja siis mindi kehalasse sisse ja siis põhimõtteliselt kaardilugeja oli kehalausa vait ja kehalast väljudes kaardilugeja jätkas lugemist. Aga see on selline ikkagi, ma ei tea, võib-olla Georg Kross võib seda teha, aga ma arvan, et kõik teised ikkagi ei tee seda, see ei tundu kuidagi mõistlik. Aga palju sa kaotaks, kui mina istuks sulle kõrvale näiteks publiku katsel? Oleneb, mis publiku katsel. Et kui ma... No seesama kehala. No kehalas ma ei kaotaks midagi ilmselt. Ma olen seda elu jooksul kütnud igate pidi igast asendist, et ma selle saan sõita, ma arvan, võrdeliselt ära, kui mul on legend. Aga ma arvan, et ükskõik mis muu publiku katse, nii-öelda rallikrossi katse, siis ma vajaksin legendi juurde, sest legendis ikkagi me kirjeldame ära lõikamiskohad, kõik lahti, kinni, kurvi minekud, et ma võin silmaga küll näha, aga ma ei tea, mis seal kurvi taga on peast, et siis ma kaotaksin kindlasti seal. Aga hakates kuidagi kokku võtma seda rallivärki, siis mis meil meelde jäi? Üks aegade põnevamaid heitlusi sekundite ja minutite mõttes? Kindlasti ja et see lõppes vihmase katsega, et seda oli eriti äge näha. Peab ära ikkagi välja tooma ka Katsuta haibi, et see haip oli ja see lõppes. Et kahjuks ikkagi seda paketti kokku ei pandud, nagu me kartsime. Aga jah, nagu ma arvan, me rääkisime reedel, siis see võrdsus, see, kui võrdsed masinad on minu meelest lihtsalt praegu ideaalne ja see teeb selle sarja praegu ikka väga põnevaks. Masinad on võrdsed ja mehed on ka kuradima võrdsed. Ehk see näitab, kui kõrge tase seal on. Ja mingi 21 kilomeetrit on sõidetud, meestel on identne aeg umbes. No see on raju tulemine. See on üli kõva. Et sellist asja, ma ei tea, kas täna on mingit teist motorspordi sarja, kus on nii võrdeline esimene ots, kes tulevad nii võrdselt kogu võistluse läbi. Vist ei ole. Jaa. 30. mai läheb siis meil edasi Sardiinia ralliga. Palju siit nagu autoarendusest või seadistusest saab Sardiiniasse kaasa võtta, kui sarnased need rallid on? Oleks tahtnud öelda võib-olla enne seda Portugali, et on võtta, aga see Portugal ikkagi oli täiesti teine, mis ta varasemalt on olnud ja võib-olla kui me kuulsime ralli jooksul seda, et ei saada hästi autot paika või mingid probleeme on, keegi kurtis, siis seal kindlasti oli see, et varasemalt see Portugal on olnud natuke teistsugune, et mingitel X põhjustel need katsed olid väga heas seisus ja ei läinud katki. Siis Sardiinia on ikkagi liivane ralli ja rööpas ralli, et see ja kivine ralli, et sellist otseselt ületoomiskohta ei ole, et siin ikkagi keerati autot päris äigaks ära, kuna olud olid nii head, siis Sardiinia ikkagi läheb tagasi sellise pehme auto seadistuse peale ja Sardiinia on ikkagi ju oluliselt aeglasem ralli. Vaatan registreerunute nimekirja, meil Portugalis oli 67 autot nimekirjas, Sardiinias paistab 87, mis on selles mõttes üllatav, et sinna on ju raskem ligi pääseda. Sardiinia logistika on tegelikult päris keeruline, jah. Et sinna saarele jõudmine, masinate viimine, see on ikkagi pikem protsess. Ei ole meil siis pooletera meestest Kalle Roomperad, aga on Sebastien Ogier ja on see hea või halb? Ikka on hea, et meie mehelt võtab punkti ära, aga samas sa peadki olema parimatest ka üle. No igal juhul see peab hea olema, sest ju autos on vähe. Et ta tuleb ka ikkagi kohale, see on väga oluline, ma arvan, sarja jaoks. Aga ikkagi, kui me seda mõtet natuke edasi viime, mida pakuti välja siin ka reedel äkki oli, et see see shakedowni või kvalifikatsioonikatse sellisel juhul tunduks nagu suht vajalik ikkagi, et seda kriitikat ju tuleb palju praegu, et kas nad peaksid ikkagi saama nii head stardikohad. Et Ogieri puhul enam see ei ole nii hea stardikoht, ta on seal päris ees. Aga kas Esa-Pekka Lappi Esa-Pekkat ei ole meil on ikkagi Tani Sordo on ju? Sordo, jah. Sordo teeb Sardiiniat, jah. Ja siis on WRC2-st siuke mees nagu Kaetanovitš tuleb, Daniel Tšvist, vaatame siit veel huvitavalt. Ja nagu mainitud sai siis Virves ka, on ju? Jaa, Robert Virves ka, Alex Leskiga. Lube, mis meil siin veel paistab, päris palju itaallasi.
Škodad on kõigil istumise all põhimõtteliselt. Lube karjäär on päris huvitav, ma isegi ei kujuta ette, mis need välja Romet Jürgenson on ka. Jaa, junior WRC etapp on ju. Jah. Junior WRC etapp on ja on jälle hunnik juniorid kohal. Seal on tema konkurente ka. Jaa, nii et selles mõttes saab olema üliäge jälle jälgida. Ma arvan, Sardiinia ralli talle sobib, ta on Sardiinias testinud, ma tean, ja see võib olla... Sardiinias neil oli terve mingi laager ju. Jah, just. Et ma ütleks, et see Sardiinia ralli eestlasele võiks päris hästi tegelikult sobida. Kui ma ise olen seal käinud, siis ma pigem ütleks küll, et seal oli kohe nagu mugav. Et ei legendi teha ja kõik, et kui sa oled siin noor sõita, et ma usun, et Rometilt võib oodata päris vägevat rallit jälle. Jaa, aga mis me siis vahepealse aja jooksul, mis sporti vaatame? No mida meil vaadata on? Sa vaatad tennist ja? Kuule hakkab pihta vist French Open. Võrkpall tuleb sulle Rakverre koju kätte. Jaa, et sa ütled neid asju ikka, et mis üritused Rakveres toimuvad. Mine ikka vaata, mis seal toimub sul. Siis ma pean minema. Ma muidu ei teagi. Tõmba sussid jalga ja vii prügikast välja. Ise mängima äkki hoopis. Jah, võrku. Oled kõva. Mulle meeldib võrk, aga ma ilmselt nii hea mängumees ei ole, et ma võistlusplatsile võiks minna. Võib-olla veel koondisesse ei mahu. Koondisesse ilmselt ei mahu. Aga ei, kas mõnda Eesti etappi ei tule praegu? Eesti etapp tuleb ju Soomes. Ma kuupäeva praegu peast ei mäleta, aga Eesti järgmine etapp on Soomes ja ei mäleta ka selle Soome ralli nime. Kindlasti saab põnev olema vaadata, kuidas Eesti sõitjad saavad hakkama Soomemaal soomlastega võrreldes, sest see on ikka täitsa teine maa ja täitsa teised olud, kõik jutud, et ma arvan, et ei ole lihtne nendel, kes ei ole Soomes testinudki, et see on ikkagi seal neid nukke ja nukiga keeramisi ja see on päris keeruline tegelikult. Kuule, aga ennustus, vaatame sellele kiirelt. Kuule, ärme seda üldse hakka vaatama, see läks nii tuksi. Kui tuksi ta ikka saab minna? Vahepeal mul oli nii hästi juba, ma vaatasin. Lõppajus ikka täitsa ära. Ja vaatame, mis minu ennustus oli. Mul oli Rompera võit, Ott Tänak tõi mulle 18 punkti. Ožee tõi mulle 5 punkti, Sordo 4. koht tõi mulle ka 5 punkti, kuna mina panin Sordo 4. Ja Neville lõpetas ka esiviisikus, nii et ma ei tea, ma jään rahule. No mina ei jää rahule. Mitu punkti sa kokku said? 34,5. Ma sain 38,5. Sa rääks? Kus ma siis sain rohkem? Punktikatse on ka. Seal ma sain, Ott tõi mulle 1,5 punkti ja teised mehed tõid 0. Aga vaatame oma liiga seisu ka üle. Mina tõusin 12 kohta. Nii, mitmes sa oled? 4-4-2. Mina tõusin 15 kohta ja olen 59. 59 on soliidne. Eelmine aasta ma vist lõpetasin top 5 või top 6 äkki. Esikohal püsib siuke vend nagu Arne Saks. Ei ole tema tõusnud, ei ole tema langenud. Ja teiseks on tõusnud Kaido Pärl ja kolmandaks Lauri Samm. Tervitused ka nendele meestele. Mis auhinna paned sel aastal välja? Veel on minna natuke, mõtleme ja paneme ühe auhinna ikka välja. 4. kohal on SOS ja 5. kohal on Anneli. Väga hea. Eesnimi Anneli, perenimi Anneli. Võib arvata, et tegemist on naiste rahvaga, nii et väga hea töö. Jaa, mängi kindlasti kutsuge oma sõbrad ka, sest üle poole hooajast on veel minna. Ja nagu näha, siis Gunnar võib jälle unustada järgmisel rallil selle teha, nii et jõuate talle järgi. Globaalset leaderboardi juhib ka eestlane, Ivo Viks. Mitmes sa globaalses oled? Kus ma selle leian? Ma olen 5-0-7-8. Ma tõusin 200 kohta. Mina olen 4-9-4. 4-9-4? Jah. Ossar raks. 6000 on. Palju su punkte on koos? Mul 131. Mul on 198. Üleilmsel liidril Ivol on 255. 198, ma ootan väga paljud on 198 punkti. No võt. Oli vägev ralli. Igal juhul. Ja vägevad saated nagu alati. Jaa, absoluutselt. Ja kindlasti tuleb Sardiinia äge, aga ma arvan, et oluliselt rohkemate probleemidega. Tuleb tänulik olla, et see Portugal ikkagi oli suhteliselt probleemide vaene ja meil oli äge jälgida, aga ma arvan, et Sardiinia saab olema uus lugu täitsa juba. Kirjutage ja joonistage meile ka vahepeal 6kaik@delfi.ee ja kõik head. Ja, kohtume juba varsti. 30. mai, kui mitte varem. Täpselt. 6 käik.